videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios ja mis siin parata pidustused jätkuvad. No ikkagi juba nädala selgroog murtud ja selle nädala finiš paistab. Ei ole häda midagi, olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot, sest ilma teieta, nagu sai eilegi öeldud, kipuks käru kummuli, aga teiega koos me hoiame kurssi õiges suunas ja ma loodan ka, et õige asja poole. Täna meil stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin ja no võib-olla Igor, sa ütled paar sõna valimistest, sellest, kas siis tuleb nüüd põlvkondade vahetus, kas üks koht volikogus on ühele erakonnale 200 000 eurot väärt, no mida sealt saab? Ma olen mänginud nii bridži kui pokkerit ja ma ütleksin, et see on kuradi kõva panus. Aga herr Gräzin, ole hea. Jah, võib-olla nende valimiste tulemus, meid ei peakski tegelikult enam huvitama seal 1, 2, 3 erakonda, mismoodi nad seal kõik omavahel jagunevad ja mis seal oli. Aga tähtis on see, mismoodi Eesti nüüdseks on muutunud ja see muutumine tähendab seda, et meil on tegelikult olemas, kuidas nüüd öelda, selline teatav kaheparteisüsteem nagu USA-s ja selles mõttes, et kogu selle valimistulemused ja kõik selle, mis siin aset leidis, võib kokku võtta sellisesse fraasi. Meil on vasakul pool, vasakul ja venelaste poole peal on meil Keskerakond ja paremal poolel on siis eestlased ja kombinatsioon kõigist muudest erakondadest. Küsimus on nüüd selles, et me peame igal juhul meeles pidama seda asjaolu, et tegelikult kuigi väliselt see näeb teistmoodi, aga see Eesti erakondade konglomeraat või see, mis sinna tekkinud on tegelikult parteilises mõttes ühtne. Nigel on see, et need nimed on sellised segi ajavad. Ütleme, Keskerakonna asemele võiks panna näiteks erakonna nimeks näiteks Slaavi sõprus ja paremale poole siis Soome-Ugri unenägu ja olekski nagu 2 parteid korras, Slaavi sõprus, Soome-Ugri unenägu ja vot nii ta jääbki. Ja kui ma ütlen, et see on sarnane Ameerikale, siis tähtis on see, et ka nende inimeste hulgas, kes ma ka pärast rääkinud on, et jõle jama, et vot meil on siin kõik eestlased killustunud ja ei ole killustunud. Tegelikult nad lihtsalt on, vot sinna ei olegi midagi parata, et Keskerakonna sees ei saa fraktsioon ega mingisuguseid alljaotusi olla, siis lüüakse need alljaotuste tegijad lihtsalt minema. Kõik need Tanel Kiiged ja Jaanus Karilaid ja kes iganes, niipea kui nad hakkasid mingit oma poliitikat ajama või kuidagi isegi õrnalt keerama seda Keskerakonna poliitikat Eesti suunas, nad löödi lihtsalt jalaga tagumikku ja minema nad läksid, minema nad aeti. Nüüd parem pool, see Soome-Ugri värk, see asjaolu peegeldab tegelikult seda momenti, mis on ka USA-s olemas, on see, et üks partei tegelikult koosneb 3, 4 või 5 parteist, nii nagu antud juhul on. Sellepärast sotsid, reformid, Eesti 200 ja nii edasi, kõik kokku on üks eestimeelne parempoolne partei. Nii et kui ma ütlesin, et võtta analoogia Ameerikaga, öeldakse, vot jah, et 2 parteisüsteem, vabariiklased ja demokraadid. Ei ole see asi päris nii. Tähendab, demokraadid formaalselt jah on, aga kui me ütleme, et Ameerikas demokraadid võitsid, siis me peame alati esitama küsimuse, millised demokraadid, kes konkreetselt siis tegelikult võitis. Formaalselt ühtne demokraatlik partei jaguneb vähemalt järgmisteks alaosadeks. Kõigepealt on need klassikalised lõunademokraadid, Florida, Arizona, New Mexico ja kõik see.
ehk klassikalised vanad orjapidajalike traditsioonidega erakonnad, kes samas, noh, nii nagu nad olnud on, võtame Margaret Mitchell'i Tuulest viidud ja nii edasi, kes tegelikult kandsid Ameerikas Euroopa kõrgkultuuri. Alates sümfooniaorkestritest, mis tekkisid 19. sajandi lõpetades kunstinäituste ja kirjandusse ja kõigi muude selliste asjadega, need on ühed demokraadid, see on siis lõuna omad. Teised on nõndanimetatud, noh, ütleme niimoodi, Reagani demokraadid, sest Ronald Reagan oli ju algselt demokraat, ega ta läks vabariikliku parteisse üle hiljem. Aga noh, laias laastus neid demokraate võiks nimetada, need on need, kes on seotud nii ehk etenduskunstide, Hollywoodi, samuti ütleme hästi suure intelligentide, loominguliste intelligentide kihiga ja nii edasi, ja kellel on oma kõva autoriteet Californias ja sealkandis olemas. Need on teised demokraadid, milledel esimestega pole eriti palju midagi pistmist. Nüüd kolmas grupp demokraate on see, mida me võiks nimetada see klassikaline Ameerika proletariaat, kuhu hulka keskusega New York, aga ka igasugused Atlantic City ja selle kandi. No see ongi ühesõnaga, algselt olid vabrikutöölised, ja praegu lihtsalt sellised palgainimesed. Ja siis neljas, mis kohe ette lööb, on see Uus-Inglismaa demokraadid, kelle sümboliks on Kennedy'te perekond ja Kennedy'te klann. See on siis eeskätt Massachusettsi osariik, Massachusettsi tehnoloogia instituut, Princeton, Albert Einstein ja need ma praegu nimetasin 4 ära, ma ei mäleta, kes see 5 veel oli. Aga me saame aru, et Ameerika Demokraatlik partei võitis või Ameerika Demokraatlik partei kaotas, kes nimelt, sest juba need 4 on erinevad. Ja täpselt samamoodi kujuneb praegu ka Eestis see olukord välja veel Tallinnas eriti, sellepärast, et eks ole Eesti 20 parempoolsed, Eesti 200 parempoolsed, sotsid, reformarid ja nii edasi, nad peegeldavad tegelikult, ütleme niimoodi, Eesti meelse elektoraadi või valijaskonna huve, aga nad peegeldavad seda mingil määral erinevat moodi. Selge, et sotsid on rohkem riigimeelsed inimesed ja selle tõttu sotsid nii ehk peavad tõstma makse, sest kuidas riiki juhid, kui riigil raha ei ole. Ja täiesti selge on see, et reform on hoopis midagi muud. Reform on madalamad maksed, kuigi nad siin vahepeal jukerdasid siin aastat poolteist tagasi. Aga see on selline klassikaline ettevõtjate erakond. Eesti 200 on tegelikult see uus Eesti intelligents, minu pärast, kas see Sveta Grigorjeva ja need, ma arvan, et sinna hulka kuuluksid ka meie väljapaistvad kirjanikud, nagu Mart Juur ja Andrus Kivirähk ja need on tegelikult oma meelsuselt ja meelelt, ma arvan, sellised Eesti 200 inimesed. Parempoolsetega on lugu mõnes mõttes lihtsam, sest parempoolsed täna on Reformierakond 20 aastat tagasi. Ja nemad on siis praegu kujunenud peaaegu et ainsaks parteiks, kes jälgib, tegeleb ja tahab tegelema hakata sellise asjaga nagu vabaturumajandus ja ettevõtluse, eriti väike- ja keskettevõtluse soosimisega. Siit me saime ka juba 4 erinevat varianti. Ja selles ei ole mitte midagi erilist. Sellepärast, et parempoolsed oma olekult on alati olnud inimese kesksed ehk indiviidi kesksed. Ja kui parempoolsed erakonnad oleksid kõik täpselt ühesugused, siis nad ei oleks parempoolsed erakonnad. Sellepärast inimesed on paratamatult erinevad. Ja tõeliselt selline demokraatlik partei on just selle isiksuse ja inimese poolt. Aga ta ei ole mitte selline sõduritüüpi või soldatimeelne erakond, nagu on Keskerakond ja millisena Edgar Savisaar ta rajas. Nüüd on nagu kuidagi tagasi see tõmmanud, aga üks vahe oli ju tegelikult Keskerakonnas ikkagi veel väga kõrgel üleval Edgar Savisaare kultus. Savisaar oli mõnes mõttes tore poiss, aga ma ei ütlegi. Aga tema kalduvus kõikvõimalikele vargustele oli silmi pimestav. Väga tugev kalduvus oli asjaajamine venelastega ja ühtse Venemaaga ja nii edasi.
Aga kui ta seda poliitikat ajas, siis see eeldas ühte asja, see eeldas parteilist distsipliini. Ja kui keegi väga jukerdama kukkus, siis see löödi erakonnast välja. Reaalne tulemus oli see, et keegi ei hakanudki Savisaare vastu eriti protestima, sellepärast teda välja ei löödudki. Üks ainukene kriitiline koht oli siis see, kus oli võistlus Savisaare ja Jüri Ratase vahel. Lõpuks, eks ole, Jüri Ratas ju võitis, aga me teame, et Jüri Ratas ei olnud päris aus keskerakondlane, ta oli partei juht, kes ühesõnaga Ratas, see on see juhtum, et kui laev hakkab põhja minema, siis Ratas on see kapten, kes esimesena jalga laseb ja juhtugu ülejäänutega mis tahes. See oli nüüd siuke jaotus. Nii et nüüd ütleme, tõmbame selle siia mingisuguse joone vahele, vasakul pool Keskerakond üksi, sest pange tähele, keegi ei taha Keskerakonnaga mingit tegemist teha. Ei taha liituda sellepärast, et üks oluline punkt on see, et Keskerakond ei ole, ütleme, eestimeelne erakond mitte ühegi kandi peal. Mäletame ju mingisugune Kõlvarti intervjuu, kus venelaste muide, kus ta ütles kuidagi niimoodi, et see Eesti, tähendab koolide üleminemine eesti keelele, et seda, ja nüüd on tähtis sõna, kahjuks, ma rõhutan, kahjuks ei saa tagasi keerata, ütleb Kõlvart venelastele. Ehk teiste sõnadega see eesti keelele üleminek on midagi, mis on tema jaoks miinus kahjulik ja nii edasi. Omaette lugu muidugi kõigi nende keskerakondlaste kõige sellega on Narva, Ida-Virumaa nii edasi, kus Mihhail Stalnuhhin tegi ikkagi hiilgava tulemusega, ega midagi ikkagi ütelda ei ole. Ja seal on neid tegijaid veel ja vastupidi sellised, lihtsalt Eesti sotsid või poolkommunistid nagu Katri Raik ja Jaan Toots ja nii edasi, lihtsalt vajusid laiali, kui kasutada väljapaistva reformierakondlase Siim Kallase väljendit, nad vajusid laiali nagu pardisitt tiigiveel. Ja see nüüd ongi see, mis seal siis nüüd juhtunud on. Nii et lõppkokkuvõttes tegelikult need valimised olid ülimalt positiivsed minu arvates selles mõttes, et nüüd lõpuks ometigi on meil see laiali vajunud, tähendab, on see laiali vajumine on nagu ära kadunud. Tähendab, jah, on seal valgete hulgas, 4-5 loomulik, aga neil on väga suur ühisosa, tänu millele nad üldse poliitikas need olulised tegijad on. Ja teiselt pool on Keskerakond ja ühel korralikul Eesti inimesel on siis valik, kas läheb siis Keskerakond loosi või lähevad need 4 eestimeelsete erakondade saadikud lähevad loosi. Nii et nii see on ja sellega me oleme mingisuguse väga suure ja pika etapi läbi käinud, et see on nüüd möödas. Nii nagu oli väga segane alguses parteidega 93, 94, 95, kus olid mõõdukad ja kuningriiklased ja kes iganes tol korral. Ja nii nagu oli lihtsalt normaalne mingisugune seal 4-5 erakonnaline vaheline võitlus, millest normaalne. Võitlus oli normaalne, aga olukord ei olnud normaalne nendele inimestele, kes valimas käisid. Sellepärast ma arvan, et praegu mine tänaval peate esimene inimene kinni ja küsida käest, mille poolest erinevad Eesti 200 ja parempoolsed oma vahel, ta võib alati küsida, et kes need üldse on. Ometi ta on valija. Ja, ei, ta on väga... Aga ta ei tea, kes need on. Ta ei tea, kes need on. Kõige parem näide on Aivar Kokk, eks ole, kes on legendaarne Jõgeva, tähendab, süke kandidaat ja igavene susserdis. Siis temaga oli ju tegelikult niimoodi, et tol korral, kui käisid valimised Respublikas, seal erinevate fraktsioonide vahel ja nii edasi, siis Kokk ja need vedasid venelased sinna Tallinnasse Estonia kontserdisaali, kus Respublika valimised toimusid. Venelased, et need hääletaksid nüüd õige Respublika poolt ja mitte vale Respublika poolt. Ja parasjagu oli üks telereporter, kes küsis ühe venelase käest, kes bussiga oli sinna taritud hääletama, et mis asi see Respublika on. Ja siis vene valija ütles niimoodi, gruppa,
Takkaja, mis tähendab ansambel või orkester või midagi taha. Noh, ja oligi kõik. Noh, me oleme sellest sinuga nagu rääkinud ka varem, et tegelikult nüüd eeldada, et valimised on parim moodus, kuidas moodustada riigi juhtkond ja nii edasi, et valimised ei pruugi olla kaugeltki mitte see kõige parem variant. No nüüd ma tuletan meelde, Churchillil on paar lauset öeldud, tähendab selle kohta Churchill oli üldse väga nii demokraatia vastane ja hääletuse vastane ja siis ta kuidagi ütles sellise lause, et selleks, et aru saada demokraatia viletsusest, piisab 5-minutilisest vestlusest keskmise valijaga. Ja teine, mis tal oli öeldud, oli see, et aru saada demokraatia viletsusest, piisab sellest, kui veeta 1 nädalavahetus oma valimisringkonnas. Ja sa saad kohe aru, et noh, see ei ole see parim variant, mis on, aga noh, meil praegu teist ei ole, nii et noh, las ta siis jookseb, võtta sa nüüd kinni. No muidugi mingi kontingent selliseid täiesti tohmaneid valijaid langeb ära nüüd õnneks seoses sellega, et hallipassi meestel võetakse valimisõigus ära. Aga ega see ei tähenda, et valimised muutuvad noh, radikaalselt paremaks. Noh, on nii nagu on, aga noh, jah. Ja muide, miks ma praegu nagu mõttesse jäin, üks asi on meil ju tegelikult ära rääkimata, on EKRE. Kas EKRE on nüüd seal paremal või mitte, aga noh, selle peame siis nüüd endale selgeks tegema, et EKRE on praegu Eesti poliitilises spektris ihu üksi. Sellest on rääkinud erinevad erakonnad, just eeskätt parempoolsed erakonnad, eestimeelsed erakonnad, et EKRE ei sobi. Ja nüüd tekib küsimus, ei sobi mispärast. Noh, ütleme niimoodi, et ega nende sellel teooriatel ja mida nad räägivad, ju otseselt midagi viga ei ole. Ma võin isegi nimetada paari asja, kus EKRE-l on õigus. Näiteks see, et EKRE Tartus astus välja selle nõndanimetatud uue kultuurikeskuse või selle ehituse vastu kesklinnas kaubamaja kõrval, mille praegune siis orienteeruv nimi projekteerimisfaasis on Siuru keskus. Ja EKRE on üldiselt selle Siuru keskuse vastu, mis minu arvates on selline issandale meelepärane ja õige asi sellisel põhjusel, et tegemist on ühega suhteliselt vähestest rohealadest Tartu kesklinnas. See on lihtsalt väga ilus ja kena park täna. Ja nüüd selle asemele virutada mingisugune betoonkonstruktsioon on ikkagi see mõte iseenesest on väga kole. Issandale ei meeldi koledaks ehitatud linnad, selles ma olen kindel. Absoluutselt. Ja siin võib-olla meenutaks ajalooliselt ühte asja, võt oli niimoodi, et kauaaegne Tartu peaarhitekt 40. aastatest alates kuskil 60-ndateni oli Arnold Matteus. Matteus on ehitanud väga mitmeid igasuguseid maju, üle terve Tartu, sageli eramaju, sellises väga heas art deco stiilis võib-olla, noh ma tuletan meelde, vanad tartlased kindlasti mäletavad selline maja nagu Tartu kunstikool, mis oli seal silmakliiniku vastas, on Matteuse tehtud. Matteuse tehtud on veel ka praegune mingisugusele korporatsioonile kuuluv maja, endisel Burdenko ja nüüd siis Veski tänaval. Noh, see on nüüd, ütleme, Matteuse stiil. Ja 50. aastate lõpul, kui hakati ehitama Hruštšovkasid, siis olukord oli niisugune, et noh, nõukogude inimesed, eriti Venemaal, elasid sageli väga viletsates tingimustes ja neile oli vaja anda eluasemed. Ja Hruštšov ütles partei 21. kongressil, minu ta veel 22. et iga nõukogude pere saab endale korteri. Ja hakati siis neid maju ehitama, mida nimetatakse ka Hruštšovkadeks, mis on 3-5 korruselised, enamasti kollast värvi, aga paksude seinte ja kõrgete lagedega ja mis iganes. Selleks, et seda Hruštšovi elamuplaani ellu viia.
Ja noh, nii nagu ikka Nõukogude korra viljastavates tingimustes oli siis ka öeldud, kuidas neid asju kõik on vaja ehitada ja miks ja nii edasi. Ja siis oli öeldud, et võt nii mitu protsenti uutest majadest, mis ehitatakse, peavad olema võt nende tüüpprojektide järgi. Mul isegi on meeles selle projekti nimi oli projekt 17093. Klassikaline Hruštšovka projekt 17093. Ja noh, nagu plaani majanduse viljastavates tingimustes, mis selles ikka, anti ülevalt alla ka vastavad käsud, kui palju neid tuleb ehitada, kuhu kohta ja millistel tingimustel ja nii edasi. Ja siuke käsk tuli ka Tartu linnale, kusjuures siis Leninlik partei keskkomitee isegi noh, nagu ikka, määras enam-vähem ära ka selle, kuhu need majad tuleb ehitada umbes, kui palju. Nii elamufondist peavad 20% või me mäletame, mis see number on, 20% peavad olema võt need Hruštšovkad 17093. Ja üks koht, kuhu need Hruštšovkad tuli ehitada, on just seesama Muruplats, kuhu nüüd tahetakse seda siurut teha. Aga mitmele poole kesklinna veel, sest noh, kesklinnas oli auke küll, kuhu ehitada, sellepärast Tartu linna ju Nõukogude punalendurid ju pommitasid ja pommitasid kõvasti. Ja Tartu häda oli selles, et Tartus Emajõe kallastel seisis rinne, kus siis Emajõe vasakul kaldal olid siis sakslased ja Eesti leegion ja paremal pool olid siis punased. Ja see asi liikus edasi ikka väga õrnalt, aga mida tähendab tavalisele linnale noh, suurtükiväe tulevahetus ja suurtükiväe duell. No seda me teame, kui mitte muidu, siis vaadates praegu televisioonist, mis toimub Ukrainas. Ja võt see oli. Nii et Tartu kesklinnas oli nagu kohti küll, kuhu ehitada. Aga peaarhitekt Arnold Matteus riskides oma enese, noh, näiteks ütleme vabadusega, jättis need ehitused ehitamata. Ja tänu sellele nüüd Tartu kesklinnas otseselt neid Hruštšovkasid ja kole rajatisi ei ole. See on ühe arhitekti kodaniku julgus, tänu millele neid asju ei ole. Ei, ega siis Arnold Matteus ei saanud ju ehitamata jätta. Ta pidi ehitama, sellepärast, noh, muidu ta riskis võib-olla isegi mitte ainult oma töökoha, vaid ka vabadusega, et kui ta mingil moel noh, saboteeris Leninliku partei keskkomitee otsuseid elamuehituse kohta ja nii edasi. Ja kui Arnold Matteus, endine kodanlik arhitekt ei taha töölistele kortereid anda ja nii edasi. Nii et ehitada tal tuli, ega tal valikuvariante eriti ei olnud. Kas ehitada või mitte, aga ta oskas, tal oli see valikuvariant, et ta ehitas kõik need asjad sinna, kus nad inimese silmale ja Tartu linna ruumile mingilgi moel ette ei jää. Ja see koht oli, neid maju on ju näha praegu Tiigi tänaval. See on nüüd, kui ütleme kesklinna poolt tulles, mitte vaadata seda vasakpoolset, see, mis on ühiselamu, oli ülikooli ühiselamu, vaid tuleb vaadata paremat kätt, siis kui me lähme üle, noh, ütleme Veski tänava pikenduse juures, seal, kus muide Nõukogude ajal, seal taga oli veel lasteaed. Aga seal on need tüüpilised sellised, mida me näeme ka Sillamäel ja kus iganes, sellised just nimelt kollased, selliste väikeste rõdukestega ja nii edasi majad. Minu teada on neid on seal 2, 3. ehitus jäi pooleli ja järgmine ots on siis Tähe tänaval, kus on ka samasugused asjad ehitatud. Nii et kui nüüd me räägime sellest, et nüüd kus nemad räägivad sellest, et nüüd oleks hirmsasti vaja seda siurut kuskile ehitada, siis just see ongi see koht, kus tasub linnajuhtidele nii edasi natukene mõtiskleda sellel teemal, et oli ju ometi Tartu linna arhitekt, kes välistas igasuguse ehituse sinna selle roheplatsi peal. Kusjuures
noh, ta muidugi, ta ei saanud ju ometi öelda, et ma ei ehita. Esiteks ta ehitas küll ja ehitas siis Tiigi ja Tähede tänava juurde sinna. Vaid, et me ehitame hiljem. Siis meil praeguses järjekorras ei saa ehitada, sellepärast sinna keskele tuleb 2 Hruštšovka maja, aga linnal oleks vaja neid 10, 15 ja 20, siis ei ole mõtet siin kesklinna. Nii et ühesõnaga see koht, kuhu siuru tahetakse panna, on tegelikult päästetud ja ära kaitstud arhitekt Arnold Matteuse poolt. Aga tuleme nüüd tagasi, kus see lugu meil üldse käima läks, sest me unustasime ennist nimetada sellist erakonda nagu EKRE. Ja EKRE Tartu, ütleme, poliitika on selles mõttes ikkagi hästi tubli, et nad on selle siuru ehituse vastu. Muide, kui sinna midagi ka ehitatakse, siis me peame ju ka teadma, milline on Eesti Vabariigi arhitektuuri tänane tase. Tasub, kui me meenutame, millisena näeb välja Solaris, milline on Eesti Rahva Muuseum, täiesti kokku käkerdatud, vist isegi prantslaste poolt, kui ma ei eksi. Siis Tartus Kaubamaja. No vot, siis seesama majade plokk Kvartal, mis muide tänu heale värvilahendusele on tegelikult, ei ole vigagi, isegi päris hästi kukkus välja. Sellest Kaubamajast on muidugi see jutt olnud, et selle kohta on meie kuulus virtuoos kirurg Toomas Sulling öelnud, et need postid, mis nagu lähevad mööda Tartu Kaubamaja perimeetrit, et ta peab soovitama tudengitele neid poste vaadata, et igaüks neist kehastab kroonilise kaasasündinud rahiidi, rahiiti teiste sõnadega, tähendab just sellised peenikesed ja sellised, mis ei kanna korralikult mitte midagi. Need rahiitilised postid selle Tartu Kaubamaja ümber. Muidugi huvitav on see, et nii Solarise kui ka Tartu Kaubamaja arhitekt oli üks ja seesama. Ma ei mõnita inimesi nende nimede järgi, aga lihtsalt kui mõni nimi kihtilt välja kukub, siis kukub välja, miks mitte meenutada. Nii Solarise kui ka Kaubamaja on ehitanud ja projekteerinud arhitekt perekonna nimega Puusepp. No vot, seal me siis olemegi selle saanud. Nii et EKRE hoiak Tartu kesklinna võimaliku arengu suhtes on igatepidi tervitatav ja kui juhid on seal ülikoolis käinud, siis... Ja ju siis on ikkagi see Tartu aeg ja ei maksa unustada, et Mart Helme muu hulgas on mitte ainult Tartus ajaloo üliõpilane, ta oli ka ansambli Fix rütmimängija minu teada ja laulja ja nii edasi. Silvi Brait ja kes iganes. Fix oli klassikaline Tartu siuke päris see orkester. Aga üldiselt kui me mõtleme selle peale, milline on meie arhitektuur, siis miks me peaksime eeldama, et see käkerdus, mis sinna siuru nime all tahetakse teha, et see millegi pärast parem on, kui kõik need ülejäänud jamad, mis igale poole. Ühesõnaga see, kus on tegemist, ütleme, sellise betooni ja klaasi sümbioosiga või betooni ja klaasi harmoneeruva tervikuna või midagi, mis tegelikult ei harmoneeru mitte millegagi. Ja ühesõnaga, võib-olla kui ma ütlen nüüd oma seisukoha kogu selle loo suhtes, siis mina ütleksin võib-olla kõigepealt nii, et ma märgin endale selle asja üles siin, mina ütleksin nii, et okei, et kui te tahate seda siurut sinna ehitada, nii edasi, ehitage. Aga ehitage seda 10, 15 või 20 aasta pärast, kui Eesti arhitektuuri tase on tõusnud. Ja kui te olete jõudnud järgi mõelda selle üle, kas seda vaja on. Selle siuru miinusmomendid on ju see, et mida sellest siurust ehk Tartu Kultuurikeskusest, mida seal tahetakse teha. Seal peab olema seal raamatukogu ja kunstisaal ja nii edasi.
sellest Siurust raamatukokku on 3 minutit mäest üles minna, on Tartu Ülikooli raamatukogu, mis on inimestele avatud. Kui tahetakse muuseumit, siis mingu sinna 5 või 7 minutit sinna teisele poole Emajõge üles ja jõutakse Eesti Rahva Muuseumini. Kui tahetakse veel mingisugust sükest väikest kultuuriansamblit või midagi sinna juurde tekitada, noh ma ei tea, kas kammermuusika jaoks või ükskõik mille jaoks, siis on seal 2 minutit sellest tulevasest Siurust, see on siis see kuulus Viltune maja, mis seal on. Kusjuures muide, kui jutt on kammermuusikast ja sellistest asjadest, ei maksa unustada, et Eesti üks kõige paremaid akustikaid kammermuusika jaoks eriti on Tartu Ülikooli aula. No üks koht muide arhitektuuriliselt, kus kogemata kukkus välja hea akustika, jällegi ei olnud nii mõeldud, aga siis nagu ei osatud sellega midagi ka peale hakata. Noh, selline tüüpiline Savisaare selline insener-tehnilis-poliitiline vaade asjadele. On Tallinnas Vabaduse väljaku all olev autoparkla. Ja see tuli välja sellest, noh, kuidagi pooljuhusega parkla ei olnud veel avatud. Seal mingisugused viimistlustööd veel kusagil käisid ja kuidagi sattus sinna nii, et Muusikaakadeemiast või kuskil, õieti Georg Otsa koolist, mingisugune kammerorkester või midagi, noh, Otsa koolist tol korral ei olnud ju eriti palju selliseid harjutamiskohti, ta oli ju suhteliselt väiksekene, sattusid sinna mängima, sinna praegusesse parkimisplatsi. Ja see oli isegi niivõrd hea, et selle avamine lükati edasi peaaegu 2-3 nädalat ja sinna ei lastud muidugi mitte ühtegi autot sisse selleks, et Eesti Fila kammerorkester saaks salvestada seal oma heliplaadi. Keegi ei arvestanud selle akustikaga, ta kukkus välja ja joppas, et noh, oli. Noh, mina muidugi sellisel hetkel oleks, aga õnneks ma ei ole ka linnapea, oleks sel hetkel, kui see ära jagati, et seal on ideaalne orkester, sinna alla oleks pidanud ehitama tegelikult korraliku kontsertsaali. Või vähemalt, noh, mis ehitama, toolid panema ja olekski asi ants, sest lõppkokkuvõttes need 150 autot, mis seal on, nende jaoks leiaks mingi teistsuguse koha veel, aga hea akustikaga saale tegelikult Eestis naljalt ikkagi ei ole. Noh, võib-olla selline kole näide on Tallinna linnahall, aga selle linnahalliga läks ka niimoodi, et see, et ta Lenini nimeline oli, see ei puutu asjasse, küll aga puutub asjasse see, et ta oli ette nähtud mitte eriti selgelt arusaadavate etenduste jaoks. No seal kusagil üleval on ka jääareen, kus saaks nagu sõita. Võib-olla siis mingisugune tõeliselt suur sümfooniaorkester või midagi taolist, aga selle kohta on jällegi pillimehed rääkinud. Noh, me rääkisime kunagi suhteliselt hiljuti veel kadunud Eeri Klassiga, et kas teda saab ka teha. Ja teine pillimees, kellega mul on sellel teemal juttu olnud, oli Tarmo Leinatam, kes oli ka minu pinginaaber Riigikogus. Ja Leinakas muide isegi ütles kuidagi niimoodi, Leinakas tegelikult ju dirigeeris Mary Poppinsit seal. Ja nüüd oli see Orfeus laskub põrgusse või mitte, aga midagi nendest Offenbachi asjadest. Ja siis muuhulgas tuli siis jutuks, et miks ei saa seal hästi neid lugusid teha ja operette ja mis iganes. Noh, esiteks seal polnud orkestri auku, aga selle oleks võinud ju teha lõppkokkuvõttes, ega probleem oli selles, et oli liiga suur ja kumer, tähendab horisontaalselt kumer, niisugune. Ja selle tulemus oli see, et nii Eeri Klass kui ka Tarmo Leinatam, nad mõlemad rääkisid ühte ja seda sama asja, et seal on võimatu dirigeerida. Sellepärast, et dirigent seal keskel ei kuule pille, mis on servades,
see on siis ütleme viimased viiulid seal vasakut kätt ja siis cello ja kontrabass paremat kätt ja nii edasi. Sa kuuled ainult keskmisi, ehk teise sõnaga sa kuuled 3., 4., 5. viiul, natukene sa kuuled pasunaid, mis on dirigendist vaadates otse ja paremale. Noh ja nii edasi, rääkimata juba sellest, et seal ei ole ka näiteks orelit, mis oleks võinud olla, tegelikult seal võib olla hästi kõlada ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega ka see ülesanne, mis Linnahallil oli, tähendab muusika ja selles osas tegelikult ikkagi seda funktsiooni ei täitnud. No ja mis me siis räägime nendest orkestritest ja asjadest ja kõigest, mis on. Muide, Linnahalli rajaja ja ehitaja on arhitekt, kes ütleb, et ta kohe annaks 2 käega oma nõusoleku, kui see Tallinna Linnahall maha tõmmatakse ja see on arhitekt Raine Karp. Muide, kui võimas arhitekt on, seda näitab meie Rahvusraamatukogu Tõnismäel, mis on ka Raine Karbi projekteeritud. Aga Raine Karp erinevalt noorematest ja keskealistest ja puuseppadest ja sihukestest arhitektidest, Raine Karbil oli ja on üks väga suur eelis ja väga suur sihuke väga kõva trump käes. Et Raine Karp ütleb ära, millised tema projektid on läinud aia taha ja millised tuleks maha võtta. Ja kuigi see on tema enda projekteeritud ja mis iganes olümpiamängudeks 80. aastal, see Raine Karp on esimene, kes ütleb, et see asi ei kõlba ka kassi saba alla mitte. Ainus, mis ta siis ütleb, on, et tegelikult projekteerimiseks oli vähe aega, nagu ei jõudnud, aga Raine Karp on öelnud, et tegelikult, et ma olin ka loll. Et ma nagu ei mõelnud seda korralikult läbi ja nii edasi ja Raine Karp ütleb ka Tallinnale, tooge buldooserit, tõmmake maha, umbes nii, et siis on minu häbi kadunud. Aga mis häbi see on, kui tegemist on nii võimsa arhitekti ja nii võimsa asjaga. Näete, see kõik, mis me rääkisime, on seotud EKRE-ga, selles mõttes, et EKRE on Tartus selle Siuru vastane. Nüüd teine tähtis koht, mille vastane EKRE on, jälle tuleb nõus olla, on tuulikud. Mida nüüd siia on siiski ehitatud, mingisugune väga suur kogus on neid Ida-Virumaal, küllaltki küünilise argumendiga, tegelikult mida keegi ei ütle, aga mida kõik arvavad, et Ida-Virumaal elavad nagunii venelased ja nagunii on seal igasugused tööstused, värgid, nii edasi, et situme selle ala täis ja asi ühel pool. Ainsad, kes nagu siis tõeliselt aktiivselt on nende tuulikute vastu olnud, on sõjaväelased. Ma arvan, et mingisugused ümberprojekteerimised on seal aset leidnud, aga ega see olukord palju paremaks seal nüüd läinud ei ole, aga olgu. Tundub, et mingit ülestõusu Narvas ei ole, Jõhvis ka mitte, tuulikud seal keerutavad ja ma ütlen, et see ei ole ilus asi ja see ei ole inimestele hea asi, aga kui ta seal on. Selle koha peal ma siiski kardan, et seal taga peab olema mingisuguse riikliku grupeeringu omavaheline kokkulepe. Seal on väga hea tuulekanal, see on esiteks. Teine asi, väita, et tuulikud segavad radareid, see võib olla põhjendus tegutsemisele, aga mitte põhjus. Põhjus on kuskil mujal ja ma kardan, et siin on mingisugused kaunikesti vanad poliitilised kokkulepped ja midagi taolist. Hea küll, nüüd me läheme sellest EKRE temaatikast natuke kõrvale, aga räägime selle tuulikute loo siis ära. Tähendab, tuulikute probleem laias laastus on kõigepealt see, et eriti suured tuulikud, mille kõrgus on täiesti võrreldav näiteks Tallinna teletorniga ja nii edasi. Nende suurte tuulikute puhul on mitu negatiivset momenti. Esimene neist on siis valgusvirvendus. Tähendab, need inimesed, kes seal lähedal või kuskil elavad ja kui tuulik ringi käib, siis selle inimese seinal, kes elab seal lähedal, hakkab valguse virvendama. On teatud sagedus, mis kutsub esile, kellel on eelsooduvus, langetõve hoo.
jaa, aga see on veel järgmine, tähendab, esimene on praegu see, et ühesõnaga, teiseks tegelikult ega ta ei ole ka nendele inimestele väga meeldiv, kes sealt mööda sõidavad, no need, kes on Jõhvi sõitnud ja nii edasi. Ühel hetkel, kui sa hakkad neid tuulikuid seal ees nägema ja nii edasi, autojuhil on ka halb. Sellepärast, et see virvendus mingisugune on tegelikult ka ju autojuhile otse silma, et noh, see nagu... Igasugune liikumine on ohusignaal ja peale selle see virvendus ka sinna juurde panna. Nii, nüüd järgmine asi on see, et see nende, see ringi käimine, kui nad enam-vähem käivad, siis on sellised, mingisugused sellised helid, umbes nagu vahv, 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 vahv. Heli, mida tegelikult ju me ka heaks ei saa kiita. Nüüd veel üks asi, see nende ringi tiirutamine põhjustab infraheli. No me teame ultraheli, see on hästi peenikene ja kõrged toonid ja mida kasutatakse ka raadiosignaalidena. Aga infraheli on ülimadalad toonid. Kusjuures seda täielikul määral, seda infraheli ei ole ka nagu päriselt kuulda. Aga ta tekitab, sa nimetasid koridori, räägime seda. Vibratsiooni. Ja ütleme niimoodi, et võt siin nüüd, eks ole, siin on nüüd see tuulik, käib meil niimoodi ringi, nii edasi, siin, niimoodi käib ringi. Tuul puhub siit poolt ja läheb ära siit poolt. Selle tulemus tähendab see, et kui näiteks tuul tuleb sisse 10 meetrit sekundis, siis ära läheb ta 2 meetrit sekundis, 8 meetrit sekundis läheb ära selle tuuliku ringi ajamise peale. Tähendab, siin on kõrgem see ja nii edasi. Et me jõuame õhurõhu languse. Just. Ja seal on siis nüüd see situatsioon, et paratamatult tähendab see madal õhurõhk 2 meetrit sekundis ja siin ümberringi 10 meetrit sekundis, kus on nii edasi. See peab uuesti täituma. See peab täituma, see on ja nii edasi. Nüüd küsimus, mis sellega juhtub? Sellega juhtub üks esimene asi on see, et igasugused tarakanid, igasugused satikad, putukad ja nii edasi, muide mesilased, helilased, mis iganes, hakkavad sealt eemale hoidma. Eemale hoiavad ka väidetavasti mingisugused linnud, leevikesed, pääsukesed, igasugused tihased ja muud niisugused asjad. Sellepärast, et selle tuuliku taga on olemas siuke teatav müür. Võt siin on nüüd see 10 meetrit sekundis, nagu siin ees oli, aga siin taga on 2 meetrit sekundis. Ja risk on ju nüüd selles, et see linnukene ja nii edasi, kes jääb selle rõhu taha, ehk sinna koridori sisse, ei saa sealt enam ära lennata. Sellepärast, et kõik see kõrgem õhurõhk seal ümber ringi on lihtsalt nii suur, et ta ei murra seda läbi. Ja nagu me võime oletada, et ega linnukesed ka rumalad ei ole. Kui nad teavad, et seal on selline ohtlik koht, kus nad korralikult lennata ei saa, siis nad sinna ei lendagi. Vaid nad jäävadki sinna normaalsesse kohta ümberringi. Ma olen näinud ühte Saksamaal tehtud filmi, mis võis olla üks 15 aastat tagasi, ma arvan. Filmi nimi oli Vaikivad põllud. Üks tunniajaline dokumentaal. Ja sealt tehakse just nimelt see asi selgeks, et selle tuuliku taga olevatel aladel praktiliselt normaalseid põlde ei teki. Sellepärast, et linnukesed ei tolmenda neid, mesilased ei tee seda, teist kolmandat ja mis on eripärane, milles see filmi nimi on, kui ümberringi te kuulete lõokesi ja keda iganes, kes suvel laulavad ja trillerdavad need. Nii pea, kui te ületate selle barjääri, selle õhurõhu barjääri, siis järsku see filmi autor ütles, et algul ei märganud, aga siis on täielik vaikus. Seepärast seal ei ole enam mitte kedagi. Nii, ja nüüd viimane asi, mis on seotud tuulikutega ja nii edasi. Tuulikud ei tooda elektrit stabiilselt. Ehk teiste sõnadega tuulik ja elektrituulik vajab mida? Elektrituulik vajab, nagu nimigi ütleb, tuult. Aga mida teha, kui tuult ei ole? Siis
tuulik mitte midagi ei tooda. Aga elektrit on vaja ka siis, kui on tuulevaikus. Mis siis üle jääb? Siis tuleb elektrit võtta, nagu öeldakse, reguleeritud energiatootjatest või stabiilsetest energiatootjatest, see on seesama põlevkivi, see, mis meil kogu aeg olnud on. Ehk teiste sõnadega põlevkivikatlad peavad toimima ka siis, kui tuulikud ringi käivad. Sest niipea, kui tuulikud ringi ei käi ja see võib juhtuda iga kell, peab olema see teine reserv, see põlevkivikatel peab töötama. Aga kuna ta peab tööle hakkama kohe, tuul lõppes ära, ütleme tund aega tagasi või midagi, aga elektrit on vaja ja me ei räägi mitte ainult korteri elektritest ja muudest asjad. Me räägime elektrit vajavad haiglad, elektrit vajavad tehased, vabrikud ja nii edasi. Siis kust see energia tuleb? Põlevkivist. Seega teiste sõnadega see jutt, et me võtame põlevkivi energia ära ja ta kaob ära kõik see risustamised ja igasugused muud sellised asjad, kui meil on tuuleenergia, ei vasta tõele. Tuuleenergiat saab kasutada siis, kui on olemas tuul ja siis, kui meil on tegemist teatava reservvõimsustega. Tähendab, kui kuskile on vaja veel täiendavat elektrit parasjagu sel ajal, kui see täiendav elektrit tuulikust tuleb, siis tast mingisugune kasu on. Ehk siis teiste sõnadega see üks olulisi argumente, et me hoiame kokku keskkonna saaste arvelt ja midagi ei vasta sel lihtsal põhjusel tõele, et tuuliku tegemine ei võta ära põlevkivi, mida siis kirutakse, et see pidi kõiki asju seal saastama ja mida iganes. Ja selles mõttes on kahtlemata Eesti Energia positsioon selles mõttes kahemõtteline. Ühest küljest nagu oleks vaja, aga teisest küljest ega nagu väga vaja ka ei ole. See oli nüüd siin aastaid tagasi, kui kes meil tuulikute fanatid on vennad Sõnajalad, kelledest üks kahjuks on nüüd lahkunud, olgu mul talle kerge, aga see Sõnajalgade soov teha neid tuulikuid Saaremaal ja kus iganes, ütleme siis plusspunkt on see, et Muhu Saare valla volikogu keelas tuulikute rajamise lihtsalt ära. Seal oli koht ilusti valmis vaadatud juba ja Sõnajalad hakkasid juba sinna mingisugust kraami tassima, kui just nendel samadel põhjustel Muhu keelas selle asja ära. Kusjuures Muhu üks argumente oli ka visuaalne, et kui nüüd need tuulikud panna selle mandri poole peale, siis see tähendab seda, et kui me hakkame sõitma sinna praamiga või midagi, siis kõigepealt enne, kui me näeme lähemalt Muhu saart, me näeme tuulikuid Muhu saare randadel, mis tegelikult ju rikub ära igasuguse visuaali Muhu saarel. Ei läinud see asi sugugi mitte väga lihtsalt. Meid abistasid seal Muhus 2 väga kuulsat Eesti professorit, Endel Rist-Hein ja Rein Oidram, kes olid ühed kõige tähtsamad energeetika tegijad Tallinna Tehnikaülikoolis. Ja nende igasugused arvutused ja asjad ja argumendid olid need, tänu millele siis see Sõnajalgade pull ära lõppes. Nüüd veel üks küsimus. Vot siin ma nüüd ei tea, mis see EKRE päris täpselt arvab, on see, et mida teha nende päikesepatareidega. Ma võin öelda, milline on näiteks ütleme Muhu positsioon. Seal on 2 kohta, üks on Levalõpme küla alguses ja teine on siis kõrval Sepamäe kalmistu juures on need suured päikesepatareid üles pandud. Ja üldiselt otsus on praegu selline, et uusi enam juurde teha ei tohi. Põhjus on ka mingil määral arusaadav, siin on tegemist esiteks puhtalt visuaaliga ja teiseks, et nad on tõesti koledad vaadata.
see Sepamäe oma võib-olla polegi nii hull, aga see esimene siin Levalõppmes on niisugune pahavõitu. Aga ka lihtsalt see, et igasugune selle patareide edasi arendamine lagedatel platsidel võtab ära põllumaa, mida Muhu saarel on niigi vähe võitu. Aga siin mingisugust sellist otseselt konflikti nagu Muhu saarel pole olnud, sest nendele või need patareid, mis on paigas, need on legaliseeritud, need on lubatud. Minu teada nad toodavad elektrit mingil kombel ja nii edasi. Ja põhimõte on selline, et need, mis on, las jäävad alles, et me ei hakka seal midagi, aga me ei lase uusi juurde teha. Sest siin just tuleb rääkida ka meie Muhu saare tublist ja toredast kirjanikust Katrin Pautsist, kes muu hulgas rõhutab, et Muhu selline looduslik visuaal või see pilt on suures osas seotud sellega, et Muhul on mitmel pool, nagu seal Nurme ja Aljava kandis ja kus iganes, on vaated, mis on avatud peaaegu kuni silmapiirini. Ja nende vaadete kohal on siis väiksed kadakad ja siin-seal, aga just nimelt see avatus, mida tegelikult ei ole ei Harjumaal ega Lõuna-Eestis, see on Muhu eripära. Tegelikult, see on umbes enam-vähem sealt samas kandis, kus muide elab ka Ivo Linna põlise puhulasena ja nii edasi. Nii et kui me EKRE-st rääkisime, et see ja see ja nüüd see on ka, siis mis edasi saab, loodame, et neid asju ära ei solgita. Sa rääkisid siin, puudutasid intelligente. Olgu nad, kes nad on, eks aeg annab arutust, võib-olla 20-50 aasta pärast selgub, kes siis oli või kes ei olnud. See tuletab kangesti meelde ühte ilusat raamatut, mida lugesin, väikese vaevagagi, sest kiri oli punast värvi ja see oli ka raamatu nimetus, see on Jaak Valge Punased. Teine teos, mis tuli mul meelde, kui sa rääkisid arhitektuurist, siis Viini postmark ja kastivabrik. Ja kolmas asi erakondade teemal on see, et sai eelmisel korral vist välja visatud siukene teema pakkumine, et erakonnad kui sektid, aga samas võiks teha ka paralleeli siin filmikunstiga, minu pärast näiteks selline õilis film nagu Ristiisa, et erakonnad on nagu maffia perekonnad. Nad kaklevad küll omavahel, aga nad lepivad kahekesi kokku, kuidas kolmandale ära teha, see on see koalitsioon ja opositsiooni löömine ja nii edasi. Ja neil on üks, ma pean silmas maffiat ja ma pean silmas erakondi, üks ühine omadus, mida 99% lauamängu monopolmängijatest ei suuda teha, ei suuda omavahelist kokkulepet sõlmida, et ei mängita üksteist laualt minema, vaid röövitakse panka. Erakondade puhul siis on eesmärk ju silmaga näha, eelarvele küüned taha. Kogu põhimõte, võta sa nüüd löö küüned taha vasakult või paremalt, ükskõik, aga eelarve on meil miinuses. See on selline pikem jutt. Tähendab, kas eelarve on miinuses või ei ole, see on kõigepealt väga suur küsimus. Tähendab, kui deklareeritakse eelarve miinus, see ei tähenda, et tegelikult on aktiva ehk olemas olevat. See ei tähenda, et raha on otsas. Raha ikka on. Aga mis puudutab seda koostööd ja nii edasi, siis võt siin võib olla, meil on tõepoolest mingisugune moment olemas.
ka muide nendel valimistel. Võib-olla see etteheide, mida EKRE-le tuli teha ja mida tehti, sealhulgas ka Tallinnas, on see, et EKRE üks domineerivaid selliseid iseloomujooni on viha. EKRE on väga vihane erakond, kes räägib halvasti kõigist, räägib sellest, et kuidas tema on see. Ja ühesõnaga ta räägib selle viha nii suureks, et lihtsalt puht inimlikul põhjusel, poliitiliselt jätame kõrvale, ei ole eriti neid, kes tahaksid nendega juttu ajada. Sellepärast, et nad ongi sellised vihakülvajad. Kusjuures mitte mingil juhul. Tähendab, nende tekstides on kole palju negatiivseid hinnanguid. Mitte ainult. Need hinnangud ei ole mitte ükskõik millised, vaid need hinnangud on sageli teiste erakondade pihta, kui see miski asi on valesti ehitatud või isegi kui nad räägivad, et tuulikuid ei ole vaja ja nii edasi ja siis hakkavad rõhutama seda, et aga tuulikud on vajalikud nendele teistele erakondadele, no siis ongi juba jama. Selle asemel, et öelda, miks tuulikud halvad on, nagu meie seda tegime. See on siis süüdlase otsimine ka. Jah, süüdlane ei ole süüdlane, vaenlase. Jah. Vaenlase otsimine. Ja see muidugi maksis neile praegu kätte, sest ma võin kinnitada, et on palju viisakaid inimesi ja intelligente ja sa rääkisid praegu Jaak Valgest ja nii edasi, kellele ei ole vastu võetav see stiil. Tähendab, see samagi Valged ja kõik teised, kes seal olid, Daniel Meremaa ja see, nemad on ju kõik, nad on selles mõttes normaalsed inimesed, nad tahavad juttu ajada, nad tahavad milleski kokku leppida, opositsioonis olla kuidagi viisakad ja nii edasi. Aga kui sa loed ainult või vaatad ühte Helmede kõnedes, kas Riigikogus, siis nad sõimavad ja vihastavad kõik nii läbi, et siin ei tohiks enam olla mingisugust küsimust selle kohta, miks keegi nendega olla ei taha. Ja mul on sellest veel eriti kahju, sellepärast, et need paar asja, millest me rääkisime praegu, see tuulikute asi ja need, et nad ju tegelikult räägivad õigetest asjadest. Aga nad räägivad sellest niimoodi, et keegi ei taha neid kuulata. Ja ütleme, öelda, et need on nüüd siin kurjategijad ja teised kurjategijad. On jah, Keskerakonna häda on selles, et ta ongi kurjategijate erakond ja ta ongi Aga nüüd öelda, et EKRE puhas on ju läbi jooksnud Kalle Grünthal, eks ole, ja see Gert Kingo ja kes iganes, kes on täiesti klassikalised kurjategijad. Nii et ära otsi pindu teise silmas, kui su enda silmas on palk. Kui sa ütled siin, et Keskerakond on kurjategijate erakond, mitu inimest, antud juhul siis 10 000 liikmest umbes, on kurjategijad? 10 000 inimesest on kurjategijad 12 500. Võimas. Jah, absoluutselt. Tähendab, need on need inimesed, kes sa rääkisid enne mafiast, need on inimesed, kes istuvad hea meelega ja on igatepidi rahul kuritegeliku organisatsiooniga, mille liikmeks neid ei ole keegi sundinud, nad on ise sinna läinud. Ja see asjaolu, et see kuritegelikkus ja nii edasi, muide pane tähele veel ühte, kas Keskerakond on kordagi andeks palunud selle eest, et mis ta teinud on? Kas nad on püüdnud ennast ka kuidagi korralikult õigustada või mitte? Sellepärast see Porto Franco lugu, jumaluke, ei maksa unustada, et ega Savisaart ju õigeks ei mõistetud. Savisaar oli kinni minemas. See on otseselt, ta oli kinni minemas nende lugulaulude pärast, mis ta teinud oli. Ta lihtsalt selles mõttes vedas, et ta suri enne ära, kui see asi lõppes. Ja see, kogu see protsess lõpetati ära seoses Kaepealuse surmaga, mitte mingisugustel muudel põhjustel. Nii et, ütleme niimoodi, kui ma ütlesin see 12 500, okei. Mõtleme natukene seukese asja peale, kas venelased on süüdi Ukraina sõjas? Ma väidan, et on. Sellisel põhjusel, et venelased vastutavad selle eest, et nemad on
toetanud presidenti ja armeed ja sõjavägi, kes sooritab kuritegu. See on kaasosalus. Nad on kaasosalised selles. Ja igal juhul on venelased mõistagi Ukraina sõjas oluliselt rohkem süüdi kui prantslased, sakslased, hispaanlased, portugallased ja nii edasi, kes pole süüdi üleüldse. Kas me siis selle järgi võime öelda, jah, võt see on see klassikaline Nürnbergi probleem. Ma täitsin käsku. Noh, kas on ikka päris nii? Ja Nürnbergi tribunali otsus ongi see, et käsu täitmine, muide, see on ka rahvusvahelises kriminaalkohtu statuudis on see, et kuritegeliku silmnähtavalt, nüüd mitte igasugust, vaid silmnähtavalt ühemõtteliselt kuritegeliku käsu täitmine on kuritegu. Ja see ongi see, mis praegu on. Kui me vaatame meie põhiseadust, seal on paragrahv 54 vist, mis sunnib su täitma käsku. Sa ei saa, relvaga küll antud juhul vastu hakata, sa pead käsku täitma või põgenema riigis. Ei nii hull see asi õnneks ka ei ole. Tähendab, sellisel juhul, kui see käsu täitmine oli sundseis ja alternatiive ei olnud, vastutuste järgne. Vastutus järgneb ainult sellisel juhul, kui sul oli variant 1, 2 ja 3. See on see sama asi, mis oli, eks ole, Nürnbergi tribunal, Göringi see fraas ja koonduslaagide kohta. Ma ei teadnud. Või ütleme see Eesti televisiooni film, kus Jaak Tamlehtel mängis ja Ada Lundberg, see Pimedad aknad Tallinnas. Ja Jaak Tamleht mängis seal SS ohvitseri, kes oli seotud Klooga koonduslaagri hävitamise ja kõige sellega. Vastu argument, ma ei teadnud. Ja ütleme väga paljud, võt see on nüüd see koht, kus ütleme kogu see kamp, võtame siia see Vent, Oskar Angelus, Hjalmar Mäe sealhulgas ja nii edasi. See ongi nüüd see küsimuse koht. Kas nad ei teadnud? Ja kui nad teadsid, siis mis on nende süü? Aga me ei saa ometigi ütlemata jätta, et neil seda süüd ei ole. Klooga koonduslaagri ülem ja valvemeeskonnad seal ja nii edasi on otseselt süüdlased. See on selge, eks ole, nad lasid inimesi maha, panid nad puuriitade otsa ja põletasid elusalt ära ja mis iganes, mis sealt alati. Nemad on otseselt süüdlased. Aga nüüd need, kes väidavad, et me ei teadnud, kas ikka oli nii? Võt täpselt sama asi, kas saab olla selline venelane kuskil, kes ütleb, ma ei tea, kes on Putin. Nii et võt siin ütleme, hakkavad need, siin tuleb see Keskerakonna vastutus välja. Tähendab, kas mis tahes Keskerakonna liige, ükskõik kes Eestis elab, eesti keelt oskab ja kes loeb ajalehti, kas üks nendest 12 500 saab öelda, ma ei teadnud. Ta võis mitte täpselt teada, millest see Porto Franco lugu seal täpselt oli. Ta ei teadnud, võib-olla mingisugused ühed või teised rahad liiguvad. Aga samal ajal teadis ta ju väga hästi, kes või mis on Edgar Savisaar. Ja Savisaarel oli ju lõppkokkuvõttes see Porto Franco lugu, see oli tema 3. Tal oli ikka 2 veel enne seda. Ja ega siis ka ilmaasjata ei olnud ju niimoodi, et kohus mõistis süüdi erakonna, mitte ainult inimesed, vaid ka erakonna. Sellepärast, kui sa loed Õhtulehte või teed siit kuskilt lahti midagi ja nii edasi, kui sa kõik mustvalgele kirjas ja sa ütled, ma ei teadnud, anna andeks. Ja võib öelda seda, et milline on väljapääs? Väljapääs on sellest erakonnast välja astuda. Kui soovi on, kui ei ole, jää alles. Aga väga suur vastutus lasub ka meie valijatel. Tähendab need, kes andsid oma hääle Keskerakonna poolt sellisel kujul. Ja kui ma räägin sellest vihast ja sellest, siis Keskerakonna puhul on, kuidas nüüd öelda, seal, kus oleks võinud pidada mingisugust dialoogi, tegelikult toimus viha. Klassikaline lugu, mis Keskerakonnal alati figureerinud on küsimus sellest,
mis saatus on sundüürnikal. Tähendab need, kes sundüürnikud, kes tõsteti välja ja nii edasi, et sundüürnike heaks ei ole eriti midagi teinud. Oli küll väga üks tubli inimene, Hele Kalda, jurist, kes tõesti siin aitas teha ja see. Aga nüüd on sellest kõigest 25 aastat mööda läinud ja nüüd selle etteheitmine, et see sundüürnike probleem ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, on tegelikult objektiivselt võttes ikkagi sigadus. Sellepärast probleemi kui niisugust probleemina ei eksisteeri. Tähendab, oli probleem, läks midagi valesti, ma muide ei tea, kuidas see oleks pidanud teisiti tegema, mis variandid seal oli. Aga nüüd hakata seda ja seda nüüd ette heitma valgetele erakondadele, selles mõttes, et kes ei olnud sel hetkel tolles asjas üldse süüdi, hoopis teised inimesed olid Eesti eesotsas, olid seal Tiit Vähi ja muide seesama Edgar Savisaar ja Mart Siimann sealt ja nii edasi, mis sealselt saagad. Nii et, noh, kuidas nüüd öelda? Ma võtsin kaasa ühe asja, millele kirjutas Manona Paris, kes on Õhtulehe arvamustoimetaja. Ja ta kirjutab, tal on artikkel teemal, kuidas olid need banketid ja peod, mida erakonnad pidasid valimisjärgsel ööl. Nii, kui varem oli okei, et avalikkuses pandi üksteisele puid alla, siis kuluaarides toimus viisakas suhtlus ja üksteise austus. Saadi kokku, joodi viina ja räägiti asjast. Nüüd aga pime viha. See on siis nüüd see, mille muide öelda, et nüüd EKRE on kogu selle viha taga, see ei ole ka päris õige, sest tegelikult, kus ikkagi samm-sammult hakati minema selle viha suunas, oli ka Res Publica omal ajal, kes ka üldiselt astus välja praktiliselt kõik. No Res Publicaga läks nii, nagu ta läks, eks ole, ta ühe raksu sai ära olla ja noh, aitas küll. Nii et võib-olla kui teha mingisugused kokkuvõtted jällegi uuesti nendest valimistest nii edasi, me peaks tegelikult mõtlema ka inimestena selle peal, kas me peame olema üksteise peale nii vihased. Kas me peame, noh siin oli näiteks üks vana rahvakunstnik Marika Tuus, tema abikaasa pidas vajalikuks meelde tuletada, et ma sain vähe hääli, mis vastab tõele. Ja siis see kiri, mis Facebookis minule üles pandi, oli niimoodi, et Kristiine elanikud näitasid professorile koha kätte. That's it. Niisugune on siis see suhtumine. Samal ajal muidugi teiselt poolt, kui nüüd võtta taekwondood ja Mihhail Kõlvartit, siis pärast taekwondo matši või poksimatši või nii edasi vastased suruvad teineteise kätt siiski. Aga mitte ei hakka sellist käru keerama. Selles mõttes ütleme see Tuus ja nii edasi, noh nemad veel ütleme mingil määral kajastavad, peegeldavad seda vana sihukest vihast ja egod on kole suureks kasvanud. Noh, kas nüüd just lausa, aga no ma näiteks, kas ma kujutan endale ette näiteks Urmas Reinsalu ja Jevgeni Ossinovski mingisugust sihukest sõimlemist või midagi taolist. Ma arvan, et see on mingil määral, ütleme, Keskerakonna ühe seltskonna, võib-olla ka lahkuva seltskonna selline vihane eneseväljendus enne seda, kui nad lähevad ukse juurde ja löövad ukse pauguga kinni. Tulevik näitab, 1,5 aasta pärast on Riigikogu valimised, aga mul on niisugune väga kõva kahtlus, et kui meie poliitilises elus hakkab domineerima viha, nagu on seda EKRE Keskerakonna puhul, siis ma arvan, et see asi läheb nüüd nii, et niisugused vihased ja viha pritsivad erakonnad tegelikult langevad mängust välja. Aga muidugi, eks ole seda raske kujutada. Jah, võt nüüd me rääksime sellest teisest kolmandast, ma arvan, et tänaseks vist peaks aitama küll. 1 tund ja 10 minutit aitab. Jah,
Me saime kuulda kindlaid seisukohti kindlates küsimustes, kes soovib vaidleb, kes soovib vaimustub, aga fakt on see, et me oleme kõik olemas, nüüd tuleb kokku leppida ainult, kuidas, see kõlas ka Herr Gräzini jutus, kuidas moodustada ühiskond lõppude lõpuks. Ole tänatud, Igor Gräzin, jutt oli ja olge tänatud kõik toetajad, tänu kellele paljud kuulsid ja nägid seda, mis täna sündis ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.